Kui ma tänavuse jälje esimeses episoodis ütlesin, et mulle meeldib teha elus asju, mida ma kunagi varem teinud ei ole, siis ma ausõna ei arvanud, et ma ronin järgmises episoodis välja prügikastist. Seda kõike sellepärast, armsad televaatajad, et me koos õpiksime veel paremini prügi sorteerima. No, mis siis ikka? Teeme selle ühe täiesti tavalise Tallinna kortermaja prügikasti lahti. Siin kõrval ei ole siis pakendicontainerit. Mis sa arvad, kas see sisu ka mõjutab? No ikka mõjutab, et vaatame järgi. Kui mugavad need linnainimesed siis on? Jah, kõik inimesed kindlasti avalikus pakendicontaineris ei viitsi viia kahjuks neid pakendid. Aga nad peaksid, on ju? Peaksid küll, jah. Erinevad prügiliigid, mis tuleks majapidamises kindlasti eraldi sorteerida, on pakend, biolagunev jääde, vana paber ning viimaks muu olmeprügi. Nii et asume puistama. Kas sina vaatad seda prügi, siis sa vaatad ikkagi ressurssi? Siin sa vaatad raisatud ressurssi? Siin ma näen kindlasti raisatud ressurssi, eks ole, et seda on kahjuks palju täna Eestis siis olmejäätmete hulgas. Et siin on näha, et siin on, eks ole, lapsega pere, eks ole, mähkmed on õige koha peal, aga siiski on väga palju pakendid siin ja ka biojäätmeid. Tegelikult isegi mina saan aru, et see perega, mis tegelikult ei sorteeri mitte midagi. Ei, tegelikult siin on näha, et kahjuks ei sorteeri veel. Isegi biojäädet, mis konteiner siin selle maja hoovi peal tegelikult olemas on, et... No jah, ma vaatasin ka enne seda biojäädet, et seal on ikkagi põhja peal midagi, et kindlasti väga suur probleem, kuna biojäätmeid on ikkagi kaaluliselt üsna palju ja kui me peame siin 50% olmest juba ringlusse võtma, siis kõige suurema sammu saabki just biojäätmetega teha, et see oleks kindlasti vajalik, et biojäätmed inimesed sorteerima hakkaks. No see ei ole ju tegelikult raske, aga mis see inimeste põhiline vabandus on, siis see, et läheb haisema toas või? Ei, eks need vabandusi on erinevaid, aga eks see asi on laisvuse taga, et ei midagi muud. No nii palju, kui mina mäletan sellest ajast, kui minu lapsed olid pisikesed, siis üks lapse mähe tegelikult mädaneb looduses ja mitte üldse siis kasulikeks osadeks ikkagi rohkem kui 100 aastat. Mähkmed on väga räige probleem tegelikult, et on olemas ju selliseid korduvkasutatud mähkmed ka, mida siis teadlikumad inimesed juba uhkelt kasutavad, eks ole. See pakend, mis sa sinna panid praegu, siin on nüüd papp, mis tõenäoliselt põleb ja siin on tegelikult ka kile. Kas nüüd eriti ontlik koristaja võtaks või sorteerija võtaksid selle kile välja või läheb see kõik ikkagi niimoodi pakendisse? Hea oleks, kui ta oleks välja võetud muidugi, sest et papp läheb kindlasti ringlusesse, eks ole. See krõbise plast kui ringlusse ei lähe, aga pakendicontainerisse võib ta ikka panna, sellepärast, et pakendijäätmed sorteeritakse ja sealt võetakse siis välja see, mida saab uuesti taaskasutada ja see, mida ei saa, see läheb põleb. Mis nüüd sellest pakendist edasi saab? See nüüd läheb siis pakendicontainerisse, kas siis avalikku pakendicontainerisse või ühistu tellib omale pakendicontainerit, et lähendada siis ühistu liikmete jalavaeva ja pakendiringlus siis sorteerib selle ja suunab siis taaskasutusse. Väikeses koguses on näha siin ikkagi paberit. Jah. No, ütleme niimoodi, et Tallinnas peaks ikkagi see paberikonteiner ühistutel olemas olema täna, et siis peaks ta sinna minema. Jumala hea pluus ju. No selle eest oleks mingisuguses Kopli kaltsukas keegi raudselt valmis olnud 10 eurot maksma vähemalt. Teinekord tekib ikka üleliigseid asju, millest on vaja vabaneda, kuid samas on raske selgusele jõuda, kuhu need viskama peaks. Näiteks nagu vanad riided või saapad. Siin on abiks veebilehekülg kuhuviia.ee. Sisestades otsingusse eseme nimetuse, saad teada endale lähima konteineri või jäätmejaama asukoha, kus vanast kraamist vastutustundlikult lahti saad. Võtame see suure. Võtame suure, jah. See oli raske kohe. Värviga koos pintslid. Olme või ohtlik jääde? Ei, see on ikkagi ohtlik jääde, et jäätmejaama kaup. Et siin on näha, et kui on ikkagi remonti tehtud ja on tekkinud sellised ohtlikud jäätmed, siis tuleks viia jäätmejaama need kindlasti. Siin on nüüd üks, ma ei saagi aru, kas see on termomeeter. Nii, termomeeter, elav hõbe, vana kool. Ohtlik jääde. Ohtlik jääde, see läheb siia. Siit saame suure pakendi tükki kätte veel. Päästame pakendi.
Mis on kõige sagedasemad vead, mida inimesed üldse prügi sorteerides teevad? Lisaks sellele, et nad kõik kokkulad ja et nad ei sorteeri. Ongi just kõige sagedamisi viga see, et pannakse valesse kohta valesi asju. Et meie pakendikonteinerites on palju ehitusjäätmeid, et on ilusti välja sorteeritud ja sinna toodud ja vastupidi siis siin olmekastis on biojäätmeid palju ja pakendid palju, mida saaks ringlusse võtta. Väga oluline on iga pakend täielikult tühjendada, et selle sisu ei määriks teisi pakendeid. Vastasel juhul tuleb kogu kasti sisu põletusse suunata ja taaskasutuse jaoks on raisus kogu konteineri täis. Need, kes taaskasutavad, et nad ikkagi tahavad materjali saada puhtana. Enam-vähem puhtana, mitte siis sellist, kus on elu sees. See on nüüd see kurja juur, kui visata see purk pakendi konteinerisse, kuhu ta ju tegelikult kuulub, eks ole? Jaa. Ja siis see purk läheb katki. Sisuga viskad, siis on siis ongi see kurja juur. Just. Aga olles nüüd need hunnikud niimoodi laiali sorteerinud, pakend on ikka märkimisväärne kurja juur olmeprügis. Jah, olmeprügis just. Et see kõik peaks olema pakendi konteineris ja enamus sellest saaks uue siis toote teha. Et siin on lihtsalt see jalavaev siis või ütleme poe juures pakendi konteinerisse viia või siis omale ühistusse konteiner tellida, et pakendite jaoks. Imepisikene osa biojäädet tegelikult rikub ära kogu taaskäideldava pakendi, eks õigus ole. On sul, jah. Ja ütleme niimoodi, kaaluliselt on teda ikkagi hea kogus, et kui me tahame 50% olmest ringlusse võtta, siis kindlasti biojääde on väga lihtne ringlusse võtta, kui sa paned selle biojäätme konteinerisse. No kui tavapärane selline pilt tänapäeva prügikastides on, et ikkagi üsna segi läbi on kõike sorteerimata? Ütleme, valdav enamus ongi selline, kahjuks. Et väga palju pakendijäätmeid, väga palju biojäätmeid, mida saab taaskasutada, lähevad ikkagi olmesse täna. Ma saan aru, et Euroopa Liit hakkab tegelikult nõudma nüüd sorteerimata pakendi eest oluliselt rohkem meie enda raha. Jah, üks asi, teine asi see, et need ringluse sihtarvud tõusevad, et sellel aastal peaks olmest 50% ringlusse minema juba, et Eesti seda tänase päevaga kindlasti ära ei täida. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et meie enda ressursid, mida me laristame.